Viru maleva Tapa malevkonna 19. auhinna võistlusel püstolist laskmisest tuli tulejoonele 50 laskjat. Eelmisel aastal samal võistlusel oli võistlemas 2 korda vähem laskjaid. Üleskutse harjutama ja võistlema tulla toimis seekord väga hästi, ütles võistluste peakorraldaja Hannes Reinomägi. Kuigi arvestust peeti võistkondlikult, siis eraldi toodi välja ka individuaalsed sooritused, sealhulgas 3 laskmisdistsipliinis ja omakorda eraldi tasemeklassides. Võistlejad lasid esmalt õhupüstolist, siis spordi ja hiljem teenistuspüstolit. Meeskondadest tegi kokkuvõttes parima tulemuse Tapa võistkond, koosseisus Rain Sepping, Viktor Labotkin ja Taivo Eiland. Hõbedase autasu näpsas vaid 2-punktise vahega 3. tulnud võistkonna eest meeskond X-mehed, koosseisus Jaanus Mätas, Meelis Kask ja Olev Lipp. Pronks kuulus Kadrinale, mille eest panustas Aleksei Osokin, Joonas Kikerpill ja Tõnu Rummo. 17 võistkonna seas teenis tubli 7. koha naiskodukaitse võistkond. Parim naine rajal Vaike Borval oli kokkuvõttes 15. Naise oli rajal 5. Individuaalselt oli õhupüstolis parimad esikütide arvestuses Aleksei Osokin, esimese ja teise klassi kütide arvestuses Olev Lipp ning laskurite ja klassita laskjate hulgas Martin Schmidt. Spordipüstolis olid parimad vastavalt võistlusklassidele Rain Sepping, Tõnu Rummo ja Vaiko Kütismaa ning teenistuspüstolis Jaanus Mätas, Kristjan Saaremets ja Vaiko Kütismaa. Võrreldes eelmise võistlusega oli näha edasiminekut nende laskjate hulgas, kes toona osalesid tagasihoidlikumalt, kuid on vahepeal tublilt harjutanud. Seega, kel huvi on oma laskeostust tõsta, saab seda teha vaid harjutades. Lasketiirud on teie päralt. Tere tulemast!